Tere, mina olen Ülle Puu Viljandi Galerii stuudiost ja täna taas näitan teile või räägin teile, mida ma kasutan akrüüli valamiseks. Ma kasutan PVA liimi, vee baasil olevat universaalset lakki, akrüülvärve, Pouring Mediumi, mis aitab kogu sellel segul valguda, libiseda, mullitada ja silikontilgad samamoodi eraldab ühe värvi teisest, kui neid kokku valada ja samamoodi tekitab selliseid mullikesi, kui kuumutada. Minul on valmis segud eelnevalt kokku segatud ja nüüd ei ole midagi muud, kui ainult lõuendile välja valada. Lõuendi suurus on 40x50. Paar väikest asja unustasin veel ära, kummikindad, paberid ja kuumutamiseks siis selline gaasi kuumutamise vahend või siis saab ka sellisega. Värvisegu põhi koosneb PVA liim ja lakk ja need on peaaegu pooleks, ütleme siis, et 4 lusikatäit PVA liimi ja 2 lusikatäit lakki. Kasutan selliseid plastiklusikaid. Segad ja viskad minema. Siis sellised segud on mul siin juba valmis tehtud. Sinine, pruunikas. Ja arvatavasti võtan kollase ka mängu. Mulle on segatud nad selliste toredate purkide sisse eelnevalt juba valmis. Taaskasutus. Kuna nad on mul natukene siin seisnud, siis nad on kuivanud ära. Ma panen seda fluetrioli juurde, et neid natukene erksamaks teha. Ja segan ära. Segama peab hästi korralikult. PVA liim ja lakk kuivavad täiesti värvituteks ja pigmente annabki ainult siis akrüülvärv, mida siia sisse nagu lisada. Siis värv on paras siis, kui ta siit pulga küljest väga hästi nagu maha niriseb. Siis ta on paras. Pulga teen puhtaks. See on siuke virsiku värv. Sellele virsiku värvile paar tilka seda silikooni juurde. Segan taas ära. Vaatan, kas ta niriseb. See jääb ka nii, nagu ta on. Siis selline pruunikas, rohekas. Siia ongi pandud tumerohelist, samblarohelist ja pruuni, tumepruuni tilk. See on nüüd küll paks, tihke konsistentsiga. Siia ma panen isegi vett. Oih, nüüd oleks palju. Vaatame, mis sest tuleb. Tuleb vist väga vedel. Siia lõuendi peale loksub ei ole midagi, nagu nii ma siit valan värviga üle. Vaatan, kui ma nüüd. Ei olegi kõige hullem. Vedel on, aga
ja siis on selline kuldne. Siin on pandud kollast, kuldset akrüüli ja ookrit. Paar tilka silikooni. Ja siis ma kasutan siia veel valget sealõuendi peale panemiseks. Ja tahaks oma mängu siia võtta ka halli. Hall on mul segatud ka valmis. Valasin siia ümber pudelisse. Loksutan natukene. Siin hallis ei ole siin Floetrol, ei ole siin ka silikooni ei ole sees. Aga ma tahan seda halli natuke nagu eledamaks teha. Mul on siia kokku segatud lakk, PVA liim, Floetrol. Panen seda siia natukene. Ja siis panen seda sama halli segu ja segan ära. Sest ma tahan natukene heledamat halli. Jälle ma loksutan siin maha. Ei ole hullu. Välja tuleb selline kivihall. Ükskõik mis värvile siis valget juurde panna, ta läheb heledamaks. Topsid on sellised. Siia ühte topsi panen valge. Tuletan siis veelde, et siin on PVA liim, lakk, Floetrol. Silikooni siin ei ole. Nendesse panen törtsu valget alla. Need on mul hall, beež või see pruunikas. Pruunikas on tõesti on ta nagu liiga selline vedeltuli, siis ma panen teda seda pigem nagu siia äärtesse. Kollane. Aprikoosi värvi. Siis panen sinist. Vastandvärvid. Kollast ja sinist võib kõrvuti ka panna, siis tekivad sinist, tekib sinna vahele ka sellist rohekat tooni. Teeme siis seekord siia väikse rohelise triibu ka vahele, et ma panen kuldset ja sinist. Vaatame, kas saame sellise vaheka tooni ka siia keskele vahele. Topsid on tühjaks. Prügikast hoidke käe pärast, siis on teil kuhu lisata. Ja veel täi ruumi siia. Et panen jälle halli. Seda halli ma järgi jätma ei hakka.
panen siia äärtesse selle kuldset. Panen seda siia alla. Nendesse kohtadesse, kus ma niikuinii valama hakkan. Ja põhimõtteliselt on valmis. Kuidas ma valan? Ma valan siia keskele väikeste ringidega. Siia. Siia. Ringjate liigutustega. Nii, teine tops on mul veel. Siia nüüd ma ei kasuta enam seda, et ma panen seda vedelavat värvi alla. Ja sellised ringikujulised. Valge mul jäi täitsa järgi. Tundub, et seda ei olegi vaja. Et tuleksid välja esimesed mullid, mis siia on pealispinda kogunenud. Ja siis on edasi valamise protsess ja kallutamise protsess. Kallutan niimoodi, et kõik nukad ja ääred oleks kaetud. Voolab üle ääre. Kindlad saavad kokku ilusti, aga käed jäävad ja kindlasti sellest puhtaks. Siis ma võtan lusika ja vaatan, et kus ma siit üle ääre nüüd kallutasin seda. Võtan lusikaga ja valan nukad ka veel ja ääred üle, mis ei ole saanud piisavalt värvi. Maali all siin peidus on värvi küll, mida selleks puhuks kasutada.
selline abstraktne maal. Ääred ma tõmban siit alt pulgaga puhtaks, sest muidu need kuivavad nii kõvaks need ääred, need lakk ja liim ja värv.